Tere! Jälg otsib täna tehnoloogia ja keskkonna puutepunkte läbi andmete kogumise ja analüüsi. Nuusutame sadama õhku läbi e-ninade ja muude sensorite ning uurime, kuidas tehisaru enda kasuks tööle panna nii, et keskkond oleks hoitud ja meie inimeste elu jälle lihtsam ja mugavam. Kas teadsid, et iga valesti sõnastatud AI päring käivitab hunniku servereid, mis kulutavad elektrit, vett ja raha ja tulemus on endiselt kehv. Jälg Kanal 2 võtab sel korral ette, kuidas AI targalt kasutada, et vähendada keskkonna jalajälge ja saada paremad vastused. Sellise teksti koostas ChatGPT-5 kõigest mõnelauselise sisendi abil. Kui anda tehisarule piisavalt infot, teeb ta inimese eest ära tülikat tööd. Erinevaid andmetöötlusprogramme ehk traditsioonilist tehisintellekti on kasutatud juba 50-ndatest aastatest. Kuid inimkonna soov toimetada mugavamalt ja tõhusamalt on andmeanalüüsimise võimalused viinud GenAI-ni ehk generatiivse tehisaruni, mis oskab justkui ise vestelda ja kaasa mõelda ükskõik millisel teemal ning genereerida lõputult uut sisu visuaalsest kunstist teadustekstideni välja. Tehisaru aitab tänases maailmas lahendada erinevaid probleeme nii eraisikute kui ettevõtete jaoks. Telia kasutab AId päris mitmel moel. Meie kõige suurem ja olulisem asi, kus me AId kasutame, on meie GenAI vestlusrobot, kelle nimi on Mia. Miks Mia meile nii oluline on see, et ma tean, et tänapäeval kõik armastavad minna kas Geminisse või Perplexitisse, aga ma võin teile lubada, Mia on targem. Miks Mia on targem? On sellepärast, et kui igasugune selline üldine GenAI mudel on treenitud mingist ajahetkest, siis Mia on kogu aeg õige, up to date ja räägib sellest, mis tegelikult päriselt on käimas. Mida inimesed Mia käest küsivad? Te ju näete seda, see on nii põnev. Inimesed küsivad Mia käest väga erinevaid asju. Üks väga sagedane teema, mida inimesed küsivad Mia käest, on roamingu teemad, ehk siis inimesed lähevad reisile, tahavad teada, kas Jaapanis saab internetti kasutada, millise hinnaga. Siis sagedasti küsivad inimesed Mia käest mingisuguseid tehnilisi teemasid, kui neil kodus näiteks telekas ei tööta. Ja üks huvitav asi veel selle juures, mida me näeme, on see, et inimesed on muutunud väga tarkadeks küsijateks. Ehk siis meie kliendid teavad, et kui nad räägivad AI-ga, siis nad edastavad oma küsimuse hoopis teisel kujul, kui nad näiteks meile kirjutades seda teevad. Ehk siis selles mõttes ma tahaksin öelda küll, et Eesti inimene on vägagi valmis selliseks AI-tüüpi suhtluseks. Mialt küsitakse praegu ühes kuus umbes 7000 küsimust, mille hulgas tõsi küll on kõnerobotilt uuritud ka pannkoogi retsepti või seda, kus elab Eesti president. Sellistele päringutele jääb aga Telia tehisaru vastuse võlgu, sest masinateadmised on piiratud ainult telekom-ettevõtte teenustega. Klient peab minu hinnangul alati teadma, et ta räägib AI-ga ja seda 3 põhjusel. Esiteks, kui klient teab, et ta räägib AI-ga, siis ta oskab oma küsimust sõnastada nii, nagu ta sõnastaks küsimust, millisele iganes GenAI mootorile. Ehk siis see on natuke teist tüüpi promptimisviis, küsimisviis. Nagu ma tõesti leian, et meie kliendid on väga targad selles osas. Teine asi on eetiline kaalutlus. Ehk siis, kui inimesele öelda, et siin taga on justkui inimene, aga tegelikult meie klient suhtleb AI-ga, siis ma leian, et see on eetiliselt vastuvõetamatu. See on üks asi, millega me Telias kindlasti ei taha tegeleda. Ja kolmas, ja ma jätsin selle meelega viimaseks põhjus, miks peab kliendile ütlema, et tegemist on AI-ga, on seadus. Aga miks ma leian, et see seadus on vähem oluline, kui need esimesed 2 punkti on see, et üks eraettevõte tegelikult peaks tegutsema oma klientide huvidest lähtudes, mitte lihtsalt seadusest lähtudes, aga tõesti Euroopa GenAI akt seda reguleerib väga selgelt.
põnev fakt saatevaatajatele. Tegelikkuses ei peaks fakti küsimusi küsima isegi suurte kõnerobotite nagu ChatGPT käest, vaid selleks kasutama hoopis vanu häid otsingumootoreid. Nimelt on generatiivsel tehisarul väga võimas keskkonnajälg. Suured serveripargid, mis tehisaru töös hoiavad, on tohutud voolu- ja jahutusvee tarbijad. Erinevad uuringud näitavad, et ülemöödunud aastal kasutasid andmekeskused üle maailma kokku 560 miljardit liitrit vett ning kasutasid umbes 415 teravatt-tundi elektrit. Ehk siis üks AI päring kulutab umbes pool liitrit vett, samal ajal kui otsingumootorilt aru pärides kulub serverite jahutamiseks kõigest 5 milliliitrit. Niisiis, kõige keskkonnasõbralikum on kasutada õiget töövahendit õige asja jaoks. No, mis on põhilised vead, mida inimesed AI-ga vesteldes teevad? Mida ma palju näen on see, et kasutatakse nagu otsingumootorit, aga tegelikult on nagu vestluspartner. Ja tähendab seda, et kui me midagi räägime, siis me ei pruugi ka kohe esimese küsimusega vastuseni jõuda. Et küsida siis täpsustada ja jätkata seda vestlust nii kaua, kui sa siis nagu naise ja mehe vahel võib olla ka teinekord. Nii kaua, kui sobi vastus kätte saada. Mida rohkem infot kaasaegsele tehisarule sisse sööta, seda paremini ja täpsemalt ta erinevaid küsimusi lahendada oskab. See võimaldab nii eraisikutel kui ettevõtetel kiire taustatööna ära teha varem tohutult aega võtnud projektid. Konkreetsed näited ongi seotud võib-olla erinevate äriotsuste või selliste projektide juhtimisega. Et kui täna ju erinevatel projektidel on infot hästi palju laiali, siis AI tehnoloogia aitab seda infot kokku koguda, paremini mõista, seal mingi vasturääkivus üles leida ja nii edasi. Et koosoleku automaatsed protokollid on üks enim kasutatud funktsioon, kus selle asemel, et ise neid kokkuvõtteid teha, mis alati võib-olla ei tule nii hästi ka välja, kui aega piisavalt pole, et siis seal see tehnoloogia aitab väga hästi ja sa tegelikult need koosoleku protokollid saab muuta siis agendiks või teadmusbaasiks ja sa omad ülevaadet juba kõigist varasematest koosolekutest. Tõesti, kõige mõistlikum päring on tõesti tegemata päring, sellepärast et see ei mõjuta meie keskkonda mitte kuidagi. Ja see on ka see põhjus, miks ma leian, et kuigi AI tundub tore, ma olen seda meelt, et me elame natukene AI mullis praegu, kus me arvame tõesti, et AI on igale asjale lahendus, siis me tegelikult peaksime mõistma ja rohkem oma elus mõtestama seda, et millisel hetkel tegelikult see AI meile väärtust loob ja millisel mitte. Ehk siis me Telias maja siseselt iga kord, kui me otsustame, et me midagi tahame minna AI-ga lahendama, me üritame luua sinna taha sellise projekti, ehk siis aru saada, millised on selle projekti kulud, millised on selle projekti, mitte lihtsalt kulud sellest vaatest, et kui palju see meile maksma läheb, vaid ka sellest vaatest, et mida see mõjutab laiemalt. Aga sinna juurde siis ka see saadav kasu, mis peaks siis olema reeglina näiteks aja kokkuhoid või siis mingi muu võimalus kuidagi enda keskkonna jalajälge vähendada. Ehk siis, kui see nulli ei jää, siis pole seda projekti mõtet teha. Kas sul oma töös näiteks on sul kokkupuuded ka sellega, et inimesed tegelikult, sinu kliendid nagu mõtlevad sellele, et AI-l on tegelikult keskkonna jalajälg? Ei ole kuulnud enne, kui sa sellest ei rääkinud mulle. Ja tegelikult, kui ma näen koolitustel ka, et ma küsin alati, et kas te kasutate AI-d, saatke päte enamasti, siis Eestis on kõige levinum AI tööriist, siis kõik kasutavad, aga kui ma näitan sellist nagu samm-sammulist lähenemist, seda millest me rääkisime ka siin, siis kõik vaatavad, ma ei teadnud, et nii saab kasutada või nagu sellist tööülesannete jaoks. Selge on see, et õigesti tehtud otsing ongi või päring ongi ju kõige jätkusuutlikum. See on sama nagu sul töötaja võib teha ka asjad kiiresti ära 8 tunni sees või 6 tunniga või reedel 4 tunniga. Või siis sa võid teda piinata ja söimata seal õhtul kella 11, aga tulemus on ikka sama. Tegu on informatsiooni töötlemise tehnoloogiaga ja me tegelikult igapäevaselt tahame, et meie informatsiooni tehnoloogia poolt toideldakse. Seda on tehtud siiamaani ja tehakse edaspidi ka. See proportsionaalsus, et kui suure osa sellest meie energia jalajäljest ja sellest me anname selle tehnoloogiale, see on see koht, kus on vaja siis tasakaalu mõista. Ja ma arvan, see tasakaal peitub jällegi selles kuludes ja selles loodavas väärtuses ja tulus. Et kui me vaatame ka tänaseid AI tehnoloogia investeeringuid, siis isegi kui nad täna
täna tunduvad sellised, et seal kasvavad kulud, aga kui meil on eesmärgipärasus ja protsessid paigas, siis ma olen kindel, et me pärast hoiame kuskil mujal kulusid ka kokku, oleme efektiivsemad, ökonoomsemad teistes kohtades. Aga kui me vaatame tervikuna laiemalt maailmas, et siis praegu on probleemiks võidujooks ja võidujooks on olukord, kus tegelikult kulutatakse energiat nii päriselt joostes kui ka seda tehnoloogiat arendades arvatavasti rohkem võib-olla, kui täna oleks optimaalne. Ja see, ma arvan, on osa sellest transformatiivsest protsessist. Üks asi, mis AI-ga seoses lisaks keskkonnajala jälle tihti fookuses on andmete turvalisus. See on ka kindlasti valdkond, millega üks suur telekom ettevõte rinda pistab. Ja, no arvan, sellega peaks arvestama kõik ettevõtted, kes seda tehnoloogiat kasutavad. Kui me informatsiooni töötleme, siis informatsiooni töötlemisel on alati tingimused ja nõudeid, mis on vaja täita ja et oma kliendi andmete või äriturvalisust tagada ja nii edasi. Et täna meil ka, et meie esimene küsimus on see, et miks me seda teeme ja teine on see, et me kontrollime, kuidas me seda teeme ja millisel viisil. Ehk siis siin on ka see sama olukord, kus see tehnoloogia on uus. Õnneks me elame selles osas maailmas, kus regulatsioon tuleb järgi. Ehk siis, ja see juba defineerib selle olukorra, kus me väga palju õpime, et meie samamoodi kindlasti kaasame erinevad ka eksperdid juriidikast ja teistest üksustest, kes aitavad meil koos mõelda siis, et mida me teeme ja kuidas me teeme. Ja võib-olla oluline on see, et me lähtume minimaalsuse printsiibist ja põhimõttest. Ehk siis ei ole vaja teha kõige suuremat ja kõige keerulisemat, vaid alustada väikestest eksperimentidest, läbi nende õppida ja läbi nende paremini mõista, et kuidas siis seda skaleerida ja edasi arendada. Sest seda, nagu ma ütlesin, et siis sellist teadmatust või tundmatust on päris palju, et muidu need ei õnnestu. Täna statistika ütleb ka, et enamus, 90% erinevatest AI projektidest ettevõtetes ebaõnnestuvad ja ma arvan, see põhjus on seotud just sellega, et ei pöörata piisavalt palju tähelepanu sellest eesmärgist, sellest loodavast väärtusest, ka nendest juriidilistest ja turvalisuse tingimustest ja siis need lahendused ei hakka toimima. Erinevad tehnilised lahendused muudavad tänapäeva inimese eluolu mugavamaks ja turvalisemaks pea igas valdkonnas. Väikeses majakeses Muuga asula servas tegutseb õhuseirejaam, mille peened sensorid aitavad mõõta silmale nähtamatut ja ninale haistmatut. Siin põhikomponendid, üks on väävelühend, see väävelvesinik, siit on näha. Nüüd mõõdab nii nimetatud LOÜd, lenduvad orgaanilised ühendid, nagu gaasid, metaanid, et näiteks majapidamisgaas, LPG, CNG, seal katuselt paistab toru, et see toru tõmbab õhku sisse ja see õhk, mida ta kätte saab, läheb masinatesse. Läheb siia ja siis siit erinevaid... Ja masinad juba mõõdavad siin. Ja. Nad on ülitundlikud, tundlikum kui inimese nina mitu tuhat korda. See on Muuga üks seirejaam, on selle väikse majakese, tagasõidliku majakese nimi. Ja ta on tegelikult üpris vana, ta on ligi 30 aastat vana. Seirejaamast kogutud andmed liiguvad Eesti Keskkonnauuringute Keskuse serveritesse, kus neid töödeldakse. Seejärel liiguvad andmed keskuse koduleheküljele, kust iga huviline nendega tutvuda saab. Juhul, kui tekib mingi hädareostus või keegi midagi põletab hoovis, et siis on sealt kohe näha. Ja kuna siin mõõdetakse tuule suunda ja tuule kiirust ka, et saab natuke modelleerimist teha, hinnata, et mis suunas see liigub, kui kange või mahe see on ja vastavalt sellele siis olukorra hinnata. Nii et tegelikult tänu Tallinna Sadama lähedusele ei saa kohalikud inimesed siin nagu autorattaid ka oma lõkkes põletada, et need masinad registreerivad kohe ära uus aasta. Seda kohe on näha, et peened masinad tuvastavad ära isegi selle, kui lähedal asuval elanikul on kodus gaasileke, rääkimata kõigest, mis sadama poolt tuulega seirejaama kanduda võib. See info on siis kättesaadav kõikidele naftaoperaatoritele ja Keskkonnaametile ja muidugi ka meile, Tallinna Sadamale. Ja meil on siis, me tegime sellise 2-etapilise teavituse e-mailiga.
et üks on see, kus on nagu ma ütlesin, vesiniksulfiid on see piirmäär on 8 mikrogramm, eks ju, mis on hästi kõrge. No siis me ei oleks siin, see on nii ebameeldiv hais. Aga see on meie piirmäär määrustes. Aga meie tegime nii, et kui ta ületab 1,5, see on siis nagu niisugune algtase, siis tuleb meile info kõikidele operaatoritele ja sadamale. Ja siis me peaksime tegutsema. No esimene tegutsemine on see, et me vaatame, meil on laevaliikluse juhtimise keskuses selline rakendus, kus me näeme, kes mida teeb. Ja kõik teised näevad ka, kes laadib naftat rongidelt, kes laevadele. Ja siis need, kes midagi ei tee, need ei peaks nagu üldse reageerima. Ja siis, kui on tuulesuund vastav, mis on nagu elanike poole, Muuga sadama poolt, siis me vaatame, et kes on konkreetsem vastutaja ja siis kas laadimiskiirust alandada kuni selleni välja, et laadimist peatada. Kui tihti selliseid teavitusi ette tuleb? Ma ütleks, et suhteliselt harva, võib-olla paar korda aastas ja reeglina isegi, kui neid tuleb kõrgemaid tasemeid, et need on piirinormides. Et siin juba pikaajaliselt olukord on rahulik. Võrreldes näiteks, kui seda pikaajalist trendi jälgida näiteks 20 aastat tagasi, et see on languses. Ja. Varasemalt kogus Tallinna Sadama andmeid 3 sarnasest seirejaamast, kuid nüüd, kus naftakäitlemise mahud on Ukraina sõja tõttu kordi langenud, on 2 jaama pandud paremaid aegu ootama. Küll aga leiab ümbruskonna õhku nuhutamast 8 põnevat E-nina. Need rohelised muumud on kurikuulsad E-ninad. Ja, need on E-ninad, mis on siis Muuga sadama ümbritsevale alale paigustatud sensorid, mis mõõdavad siis õhukvaliteeti, tuvastavad erinevaid kemikaale õhus. Ja kui nad on rohelised, siis näitab... Siis on kõik hästi. Siis on kõik hästi, jah. Kuidas nad on koolitatud, on see, et nad tunnetavad just nafta produktidest tulenevat haisu. Kui prügi haiseb, siis meie E-nina reeglina ei reageeri, aga ta on vahel segadusse sattunud. Naftakäitlusest alati tuleb arvestada seda, et mis gaaside kontsentratsioon on produktis ja naftaoperaatorid alati, meid on üldse 5 tükki siin, kes käitlevad naftaprodukte ja me alati vaatame juba eelnevat, mis kaup meile sisse tuleb ja kas me tohime seda üldse vastu võtta ja nii edasi. Kui paberite osas on kõik korras, kaup tuli kohale, enne vastuvõtmist mahutis tuleb alati 3. isik, ehk siis labor, kes on sõltumatu labor, teeb veel omalt poolt mõõtmisi, kui need mõõtmised vastavad normidele, siis me võtab. Ja juba pumpamise ajal, alati, kui me gaasierandus, see on see käib asja juurde. Protsess, et samas, kui see gaasierandus on pumpamise kiiruse tõttu liiga järsk, need tulevad käiku need E-ninad, need registreerivad õhukvaliteeti ja muutust teatud piirkonnas. Ja siin on alati vaja jälgida mitte ainult E-nina kindlasti, aga ka tuulesuunda, kuna E-ninad on paigutatud niimoodi, et kui siin vaadata, et rohkem siin elamu piirkonnas, siis see piirkond on meile väga oluline. Ja me tahame, et ikkagi inimeste elukvaliteet oleks siin hea. Esialgu, kui kontsentratsioon õhus tõuseb sellel kemikaalil vastavalt, siis mis iganes aine see lenduv on, et siis ta hakkab vaikselt minema kollaseks, oranžiks ja punaseks. Et punane siis on ta juba ületanud kriitilise taseme, siis juba tuleb hakata reageerima. Aga see E-ninade süsteem ongi mõeldud, et saaks ennetavalt reageerida erinevatele lõhnahäiringutele, et kord kuus ikkagi näeme, et siin on midagi muutumas, aga sellist punast tooni ei olegi näinud. Et me üldiselt jõuame kõigele ennetavalt reageerida. Kõik võimalikud sensorid ja andurid, mis sadama mõju moel või teisel mõõdavad, täidavad veel üht tähtsat eesmärki. Nimelt arvutab Tallinna Sadam juba 6 aastat oma CO2 jalajälge. Loogika on lihtne, mida rohkem erinevaid andmeid ettevõttel oma tegevuse ja mõju kohta on, seda lihtsam on leida viise, kuidas optimaalsem olla. Tallinna Sadam mõõdab oma CO2 heidet 3 erinevas ulatuses ehk peene sõnaga skoobis. Skoop 1 on siis see, mis on meie enda emissioon, meie enda
katlamajad, Muuga sadamas kahjuks kütame endiselt gaasikatlamajad, meil ei ole kaugkütet, mis on nagu suur emissioon, siis meie enda autod, meie enda laevad, see on siis Scope 1. Scope 2 on see, mida me ostame väljast. Ostame elektrit, soojust, teades, kui palju megavatte elektrisoojust me ostame, me teame, kui palju sellest on põhjustatud õhusaastet ja CO2. Ja Scope 3, see on see kõige keerulisem ja see on meie klientide õhusaaste ja emissioon. Selle mõõtmiseks ja hindamiseks on meil tegelikult väga selline nutikas lahendus. Tohutu andmehulga analüüsiks võeti appi Tallinna Tehnikaülikooli Mereakadeemia ekspertgrupp, kes omakorda keerukad süsteemid ära optimeeris ning töötas välja CO2 arvutamise hübriidlahenduse, mille vastu juba teisedki suured maailma sadamad huvi tunnevad. Mida me tegime, me ju ainult ei mõtelnud välja, kuidas arvutada, vaid mõtlesime pigem ka välja, kuidas erinevaid asju omavahel nagu liita. Näiteks ega sadam ei ole ainult laevad ja autod, vaid seal on ka ettevõtted. Ja kuidas veenda ettevõtteid, et nad ka edastavad meile neid andmeid. Et see on nagu lihtne, sellepärast, et see on ikkagi seotud päris suure nagu käsitööga. Ja me lõime mingisuguse veebilahenduse, mis tegi selle tegevuse nende jaoks hästi mugavaks. Ja selle põhiidee on see, et ei tohi raisku lasta neid andmeid, mis on juba olemas. Ja siis üks eesmärkidest oligi, et katsuks saada võimalikult palju asju nagu andmebaasidesse. Selliselt, mis nagu kohe nagu ise tekivad, et inimene väga palju ei peagi nagu panustama. Et kui meil on olemas sadamas tark sadam, kus on kõik autod, teie tulete meile külla, me näeme, kui te tulete läbi sadama värava targast sadamast, teil on auto registreerimisnumber ja mis on Maanteeametist teada, milline teie CO2 jalajälg on. Näiteks need andmed lähevad meil arvutusse. Laevad on kõige olulisem asi sadamas ikkagi. Et kuidas me saame nüüd nende laevade kohta võimalikult kähku kätte nagu hea ja asjakohase info. Ja tegelikult ega lahendus tuligi päris kergelt kätte. Ehk siis kõikidel laevadel on ju olemas mingisugune andur, mis ütleb, et ma olen siin. Ja siis kutsutakse AIS-süsteemiks. Niipea kui laev ületab meie akvatooriumi piiri, nii ta tuleb meile siis radarile ja me teame selle laeva registreerimisnumbrid, seal on IMO number on selle asja nimi ja kuna laevad ise on kohustatud andma aru oma CO2 jalajäljest rahvusvahelisse EMSA süsteemi, siis me võtame sealt iga laeva kohta andmed ja kanname need meile üle. Nende andmete abil oli võimalik tegelikult aru saada, kus on kõige need nii-öelda kriitilisemad kohad, et kus tuleb seda emissiooni kõige rohkem. Ja selle põhjalt oli võimalik juba ka Tallinna Sadama jaoks välja töötada need kiired lahendused ja ka aeglased lahendused. Ja mul ongi hästi nagu teadlasena hästi tore seda protsessi kõrvalt jälgida, et need ettepanekud, mis sai nagu tehtud, et väga suur osa nendest on juba ka realiseeritud, et ei jäetud nagu istuma. Loomulikult eks on kasulik ka, sest mis tähendab kasvuhoonegaaside heide? See just tähendab seda, et me põletame kütuseid, aga see kütus ju maksab. Ja kui me nüüd vähendame heiteid, siis me tegelikult vähendame ka kulusid. Küsimus on, et kust vähendada ja kuidas vähendada. Ja nüüd teine pool sellest on nüüd see, et me oleme selle andmebaasi valmis teinud ja need mudelid valmis teinud ja me oleme seda ka tutvustanud teistele sadamatele, aga seal see loomulikult ei lõppe. Et seda saab kasutada teadustöös, et teha mingisuguseid põnevaid analüüse, näiteks tuleviku mingisuguseid mudelarvutusi, et mis saab siis, kui ja edasi ja tagasi. Ei saa me enam selles elus läbi ilma erinevate tehnoloogiateta, see on siilipoisilegi selge. Kasutagem neid siis nii, et võidaksid nii meie kui ka meid ümbritsev keskkond. Kohtumiseni järgmisel nädalal.